sellega me saime tihtipeale need passiivsed kandidaadid nii-öelda nagu mis see sõna? Hooked? Ma ei tea, mis see sõna eesti keeles on. Saad nagu konksu otsa. Okei, saad konksu otsa. I'm on top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter. Me kui Workabitis oleme nüüd 4 aastat töötanud nii, et meil ei ole kontorit ja me töötame kõik seal, kus ise soovime. Kuigi meil on kuidagi välja kukkunud nii, et ega keegi väga kuskile teisel poole maakera pole tööle läinud. Et me oleme siin proovinud ja katsetanud, aga enamus ajast ikkagi vedame siin Eestis ja Baltikumis. Aga teil on samamoodi, ja sina oled üks nendest, kes töötab nii, et erinevates kohtades lihtsalt sellepärast, et kuskil maailma näha. Et räägi, et miks sa seda teed või mis see sulle annab või kuidas see elustiil on, millistes linnades sa olnud oled? Okei, ma ei teagi, 100 küsimust korraga. Põhimõtteliselt, mis see mulle annab, minu meelest see on nagu väga hea asi, mida ära kasutada, et kui mul selline võimalus on olemas, et ma saan töötada ükskõik kust, siis tundub nagu loll seda mitte ära kasutada. Ja ma olen tähele pannud, et kui ma jään paikseks ühte kohta, vähemalt praegu, siis ma kuidagi mu entusiasm või nagu motivatsioon või nagu energia läheb ka alla, et kui ma olen pidevalt lähen ühest kohast teise, siis mu kuidagi meel on palju erksam ja ma olen ka palju produktiivsem, eriti just töö mõttes. Ja nüüd ma nagu väga palju ei ole tegelikult reisinud, aga muud kui tahan aina rohkem reisida. Ma olen töötanud põhiajast ikkagi Eestis kontoris, aga olen töötanud ka Californias, San Diegos 6 aega, see oli väga mõnus, siis Portugalis, Poolas, Inglismaal, Saksamaal ja tavaliselt ma üritan minna niimoodi kuuks ajaks, et olla 6 aega siis ühes kohas, aga viimasel ajal on olnud sellised 1-2 nädalased reisid. Ja nüüd uuest aastast võtan Lõuna-Ameerika ette. Väga äge. Mis tööandja poolelt või ettevõtte poolelt selleks vajalik teha on, et sa niimoodi saaksid tööd teha? Või et mis niimoodi töötades sinu jaoks kõige olulisem on? Kindlasti number 1 asi on vastastikune usaldus, et tööandja poolest nad peavad väga usaldama oma töötajaid, sest ei ole põhimõtteliselt mingisugust nii-öelda kontrolli, et sa ei näe, et sul kontoris keegi istub kõrval ja ta muudkui töötab, aga selle eest on meile väga hea kommunikeerimine Slacki vahendusel, kus me täpselt teame, kes midagi töötab ja meil on kõigil nagu täpselt nii-öelda päevased ja nädalased ja kuu tööplaanid olemas, nii et sealt on väga hästi näha, kas keegi siis päriselt teeb tööd või ta lihtsalt reisib. Et usaldus, kommunikatsioon, olmelised asjad, nagu see, et sul on internetiühendus ja ajavahe ja mingid, kas on veel midagi, mis on sellised asjad, millega arvestama peaks? Jah, üks asi on kindlasti internetiühendus, et sa kunagi ei tea, tähendab, ma nüüd ei ole olnud Aasias või kusagil, kus see on suuremaks probleemiks, et mul ei ole otseselt seda probleemi olnud, aga vahel on ikka, et mine sa tea, mis juhtub, et eriti kui sa pead seal näiteks Airbnb-si või hotelle vahetama keset päeva ja siis midagi läheb katki kusagil ja järsku oled offline 5 tundi ja ei saa kellelegi kuidagi teada anda sellest. Et sellised asjad tuleb ikka aeg-ajalt ette, aga see kõik on lihtsalt planeerimise küsimus, et ma ise olen ka nüüd nagu selle aastaga selles mõttes tublimaks läinud, et ma nüüd panen alati lennud ikkagi nädalavahetusel, et ei tekiks selliseid olukordi. Paljud ettevõtted või üleüldse paljud inimesed on üsna skeptilised selle töötamise ja reisimise suhtes, et arvatakse, et kui sa töötad kodust või põhimõtteliselt kui sa ei tööta kontorist, siis see tähendab, et sa tegelikult ei tööta üldse, et sa oled seal kusagil diivani peal asutad. Tegelikult mina näen just seda vastupidi, et oma vähemalt enda seisukohast või nagu enda näitelna ma tean, et ma olen palju produktiivsem, kui ma töötan vahel kohvikust, vahel kodust, vahel kontoris, vahel mine sa tea kust lennukis. Et just see, et mul on nagu, et mul ei ole 8 tundi jutti töötamist kellast kellani, vaid ma saan töötada nüüd 3 tundi, siis ma teen 2 tundi pausi, käin trennis, siis ma töötan järgmised 3 tundi, kus ma väga fokusseeritult teen midagi ja siis ma teen jälle tund aega pausi ja jälle tund aega tööd. Et niimoodi nagu tööpäeva ärajaotamine on kuidagi palju
efektiivsem minu jaoks . aga mida sa juhtidele soovitaks, kes kardavad seda, et kui inimesed on kuskil kaugel ja neid ei näe, et kas nad tööd teevad, mida saab juht teha või kuidas teil see asi niimoodi töötab, et te saate kõik oma asjad tehtud? väga hea planeerimine lihtsalt , et kui on teada näiteks, et see inimene, see töötaja peab reedeks saama valmis selle projekti, siis tegelikult ju vahet ei ole, kui palju aega ta sinna alla paneb või millal ta seda teeb . peaasi, et reedeks oleks see asi valmis . et ma arvan, et seal ongi ainult nagu usaldus ja planeerimine . sellised konkreetsed jah , et konkreetsed eesmärgid . I'm on top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting... 105 töötab või mis see täpselt on? Pitsi mulle. okei . nii , 105 on siis oskuspõhise värbamise tarkvara . ehk see tähendab seda, et 105-iga värvates sul ei ole tegelikult CV-s üldse vaja . CV-de kogumise asemel kandidaadid läbivad väikese lühikese sellise 10-25 minutilise testi , mis siis aitab ettevõtjal näha, kas sellel kandidaadil on vajalikud oskused või mitte . Kuidas teil seni läinud on? Kui palju teil on, ma saan aru, et Toggle, kust see välja on kasvanud 105, kasutab värbamises päris palju. Mis see tagasiside praeguseni on, et kuidas see test töötab ja kuidas ta mõõdab ja kui hästi läheb? Selles mõttes läheb väga hästi, et tõesti jah, Toggle on seda kasutanud juba mitu aastat, meil on ka teisi Eesti startup'e, aga ka välismaalt väikeettevõtteid kasutavad seda ja me oleme kuulnud, et nagu tõesti, et see teeb selle kogu värbamise, eriti just selle screen imise poole palju kiiremaks, sest see on kogu see nii-öelda tüütu töö on nagu automatiseeritud ja teine hea tagasiside oleme kuulnud on see, et see aitab väga palju kandideerima, meelitama just nagu neid inimesi, kes muidu ei kandideeriks, ehk just sellised nagu passiivseid kandidaate, kes tegelikult ei otsi võib-olla uut tööd. Me reklaamime neid teste kui niimoodi, et pane oma oskused proovile, mitte niimoodi, et tee nüüd see test, et tulla meile tööle. Ja siis sellega me saime tihtipeale need passiivsed kandidaadid nii-öelda nagu mis see sõna, hooked, ma ei tea, mis see sõna eesti keeles on. Saad nagu konksu otsa. Okei, saad konksu otsa. Ütleme, et pane oma oskused proovile, võta 15 minutit, tee see test ära ja et kui sa saad näiteks üle 80%, siis me saadame sulle selle ägeda T-särgi. Ja tihtipeale me oleme tähele pannud, et kandidaadid, kes jah, nad ei ole huvitatud võib-olla otseselt töövahetusest, aga nad tahaksid väga seda ägedat T-särki ja nad tahaksid väga näha nagu kui head näiteks arendajad või turundajad või mis iganes positsioonil nad on, et kui head need oskused on ja siis nad teevad selle testi. Ja siis sealt, kui me näeme, et näiteks nad said 100%, siis sealt hakkab see edasi moosimine ja nagu meelitamine, et tere, et sa tegelikult tegid väga hästi selle testi, et mis sa arvad, et kas sa oleksid nagu huvitatud meiega rääkima. Ja see on ka arendajate puhul te siis rõhuta nende edevusele, on ju? Jah, põhimõtteliselt küll, et täpselt töötabki nagu kahes osas kõige paremini. Üks asi on siis tehnilised positsioonid, kus on hästi lihtne, kus on hästi palju nii-öelda konkreetselt jah-ei vastuseid, mida on lihtne testida, või siis teine variant on just sellised hästi üldised positsioonid, kus tavaliselt tuleb hästi palju kandidaate, nagu näiteks office manager või mingi sales või customer support, et seal just, et seda massi nagu paremini hallata ja et need 80%, kellel pole tegelikult oskuseid, nemad kohe nagu kiiresti välja filtreerida. I'm on top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah.